Siberi Arktikat raputas haruldane maavärin, mis tõstatab küsimusi uute ohtude kohta mitte ainult Venemaa, vaid kogu maailma jaoks. Samal ajal teised piirkonnad kannatavad rekordilise vihmasaju, tulekahjude ja orkaanide käes. Järgmiste minutite jooksul ülevaade 26. veebruarist 4. märtsini planeedil toimunud kliimasündmustest. Hispaania. Alates veebruari lõpust on Hispaania mandriosa tabanud tugevad vihmad, lumesajud ja üleujutused. Murcia, Andaluusia ja Valencia piirkondades on teatatud kohati maha sadanud rekordilistest vihmadest. Suurim sademete hulk registreeriti Castelloni provintsis rohkem kui 258 liitrit ruutmeetri kohta. Valencias katkestati koolides tunnid ja suleti kümneid teid. Murcia regioonis Lorcas suri mees, kes väidetavalt üritas sõita autoga läbi üleujutatud jõesängi. Põhjaplatoo ja kesksüsteemi mägedes tekkis tugev lumesadu. Castilla ja Leoni piirkonnas on välja kuulutatud eriolukord. Soria provintsis jäi lumme kinni umbes 500 sõidukit. Jerezi vallas sadas vähem kui poole tunniga alla 120 liitrit ruutmeetrile vihma, sealhulgas rahega, mis tõi kaasa ettevõtete ja mitmete kodude üleujutuse. Üks kohalik naine seisis väga raske valiku ees, päästa oma 2 väikest last või puudega isa, kui vesi tema kodu üle ujutas. Õnneks saabus abi õigel ajal. AEB4 maanteel autodesse lõksu jäänud 40 inimest evakueerisid päästjad. Halb ilm tekitas tõsist kahju ka Jerez Angel Nieto ringrajale, mis peaks aprillis võõrustama mootorratta maailmameistrivõistluste etappi. Jaapan. Jaapanis Iwate prefektuuris Ofunato linnas 26. veebruaril puhkenud metsatulekahju levib jätkuvalt. Selle pindala on jõudnud juba 2100 hektarini, mis teeb sellest viimaste aastakümnete suurima metsatulekahju riigis. Arvestades katastroofi ulatust, saadeti tule ohjeldamiseks tuletõrjebrigaadid 14 prefektuurist. Kokku võitles tulega ligi 1700 inimest ja 18 helikopterit, millest 6 olid eriti võimsad, suure veepihustusvõimega. Hoolimata talituste pingutustest hävis või kahjustas tulekahju vähemalt 84 hoonet, sealhulgas elamud. Evakueeriti enam kui 1200 inimest. Ohvreid siiski ei olnud, Koi piirkonnast leiti tulekahjus hukkunud mehe surnukeha. Väärib märkimist, et veebruaris registreeriti mõnes prefektuuris rekordilise lumesaju taustal teistes prefektuurides terav sademete defitsiit. Ofunato linnas sadas vähem kui 10% tavapärasest sademete hulgast, mis on madalaim pärast meteoroloogiliste vaatluste algust 1964. aastal ning halvendas olukorda tulekahjudega. Troopiline tsüklon Carance. 28. veebruaril jõudis Prantsusmaal asuva Reunioni saare põhjaosas maale troopiline tsüklon Carance. Võimud on kuulutanud välja kõrgeima ohutaseme ja kutsunud elanikke varjupaikades püsima. Pealinnas Saint-Denises elanikud kiiruga varusid esmatarbekaupu, põllumehed panid kokku kasvuhooneid ja kalurid tõmbasid oma paadid kuivale maale. Elemendid tõid endaga kaasa paduvihmad ja tuuleilud kiirusega ligi 214 kilomeetrit tunnis. Tuhanded puud olid välja juuritud, teed ja sillad said kannatada ning sadu maju ujutas üle. Vähemalt 180 000 kodu jäi ilma elektrita, peaaegu sama palju ilma veevarustuseta ning 139 000 kodu ilma interneti ja sideta. 4 inimest sai surma ja on ka haavatuid. Tuleb märkida, et troopilised tsüklonid mõjutavad Reunioni sageli, kuid nende maksimaalset mõju avaldav kese ei liigu peaaegu kunagi otse saare kohal. Viimati juhtus see 36 aastat tagasi. Üks kohalikest elanikest tunnistas, et nägi nii võimsat tsüklonit esimest korda ja oli esimest korda tõeliselt hirmu. Lõunapoolkeral registreeriti ebatavaline ja äärmiselt murettekitav ilmastikunähtus. 25. veebruaril India ja Vaikses ookeanis möllasid korraga 6 troopilist tsüklonit. Seda on viimastel aastakümnetel juhtunud vaid korra, 1989. aastal. Lõunapoolkeral on troopiliste tsüklonite hooaeg muutunud ebatavaliselt intensiivseks. Kokku on registreeritud 22 tsüklonit, mille koguenergia 26. veebruariks ületas normi 30% võrra.
Afganistan. Alates 25. veebruarist on suuremat osa Afganistanist tabanud tugevad vihmasajud koos äikesetormide, lumesajude, üleujutuste ja isegi tornaadodega. Eriti rängalt said kannatada Farah, Kandahari, Helmandi ja Uruzgani provintsid, kus hukkus katastroofis vähemalt 46 inimest. Piirkond kandis destruktiivsete elementide tõttu tõsist kahju, täielikult hävis üle 2000 päikesepaneeli, 240 elamut, 10 hooneid ja põllumaad. 25. veebruaril jäid Farah provintsi mägisesse piirkonda puhkama tulnud inimesed mäkke ronides ootamatu paduvihma ja rahe kätte. Turbulentsed veejood uhtusid inimesi sõna otseses mõttes sügavatesse kuristikesse, jätmata neile mingit päästmise võimalust. 1. märtsil toimus riigi lõunaosas Uruzgani provintsis maalihe, mis kattis tonnide viisi maapinnaga elumaja, mille sees oli inimesi. Kohalikud elanikud on toimuvast šokeeritud. Üks neist ütles, et oma 60 eluaasta jooksul pole ta sellist tuult, vihma ja tormi näinud. Tema sõnul olid elemendid nii võimsad, et piirdeajad veeti 30-35 meetri kaugusele ning puitehitised lendasid tuule jõul lihtsalt laiali. USA. Märtsi alguses haarasid Lõuna- ja Põhja-Carolina osariike 10 metsatulekahjud. Kuiv ilm ja tugev tuul lõid ideaalsed tingimused tule kiireks levimiseks. Suurimat ohtu kujutas Lõuna-Carolina populaarsest kuurordist Myrtle Beachist läänes asuvas Carolina Forestis puhkenud tulekahju. Pärast 1. märtsil puhkemist kasvas see üleöö 650 hektari suuruseks, sundides ametivõime elanikke kiiresti evakueerima. Lõuna-Carolinas kuulutati välja eriolukord. Järgmise päeva õhtuks suutsid tuletõrjujad tulekahju lokaliseerida 30% võrra. Õnneks ei olnud inimohvreid ega põlenud hooneid. Maanteid kattis suits, vähendades nähtavust ja õppetöö koolides suunati siseruumidesse. India. 27. veebruaril tabas India Himachal Pradeshi osariiki tugev vihmasadu, mis põhjustas äkilisi üleujutusi, maalihkeid ja mudalahkeid. Vihmasajud on sundinud sulgema rohkem kui 400 teed, sealhulgas 4 riigimaanteed. 1. märtsil toimus Chamba linnaosas ulatuslik maalihe, mis häiris liiklust ja blokeeris ajutiselt kiirtee. Ohvreid õnneks polnud. Samuti sadas mitmel pool maha märkimisväärses koguses lund. Päev varem, 28. veebruaril tabas Uttarakhandi osariigis Mana küla lähedal ehitusplatsi suur laviin. 54 inimest, kellest enamik viibisid metallkonteinerites, mattus tonnide viisi lume alla. Üks ellujäänutest meenutab, et oli kuulnud valju mürinat, nagu äikest. Ja enne kui ta reageerida jõudis, läks kõik pimedaks. Päästjad teostasid otsinguid tiheda lumesaju ja madalate temperatuuride tingimustes umbes 3200 meetri kõrgusel 60 tundi. 46 inimest päästeti, 8 kahjuks suri. Venemaa. Primorje tulekahjude hooaeg algas tänavu tavapärasest 2 nädalat varem juba veebruaris. 25. ja 27. veebruaril tuli jõudis asustatud aladele lähemale, hävitades 18 hoonet. Venemaa eriolukordade ministeerium seostab need tulekahjud kuiva taimestiku põlemisega. Olukorda raskendab aga vähese lumega talv, ebatavaliselt soe ilm ja tugev tuul, mis aitavad kaasa tule kiirele levikule. 2. märtsil registreeriti ühe päevaga 17 uut tulepuhangut, mis hõlmasid ligi 565 hektarit maad. Tuli oli asustatud aladele väga lähedal, hoides piirkonna elanikke hirmus. Alates aasta algusest on Primorski krais registreeritud 131 metsatulekahju, mis hõlmavad rohkem kui 14 000 hektarit. Alates 2025. aasta algusest on Venemaal, sealhulgas selle arktilises osas, täheldatud suurenenud seismilist aktiivsust. Siin on vaid mõned näited. Siberi Arktika rannikul Laptevi meres toimus 28. veebruaril maavärin magnituudiga 5,3. 4. märtsil registreeriti Kemerovo piirkonnas, Šeregeši suusakuurordi lähedal, maavärin magnituudiga 4.
kuid erilist tähelepanu juhib maavärin magnituudiga 5,1, mis toimus 2. märtsil polaarjoone taga Krasnojarski krais. Seismilise sündmuse epitsenter asus Norilski linnast 650 kilomeetri kaugusel. Sündmuse suurusjärku alandati hiljem 5. Oluline on märkida, et sellise võimsusega maavärin on seismiliselt Vaikse Taimõri piirkonna jaoks ebatüüpiline nähtus. Portaali Vulcan Discovery andmetel oli see esimene registreeritud maavärin selles piirkonnas pärast 1900. aastat. Miks tasub sellele maavärinale erilist tähelepanu pöörata? Selle erakordne oht on seotud asukohaga, just siin levib teadlaste arvutuste kohaselt praegu aktiivselt Siberi magmaatiline pluum. See on hiiglaslik ülestõusev magmavool, mis tõuseb maa tuuma juurest ja läheneb järk-järgult maakoore servapiirile. Rahvusvahelise teadlaste rühma, Allatrat, esialgsete arvutuste kohaselt asub Siberi pluumi kese Putorana platoolt põhja pool, Norilskist ligikaudu 225 kilomeetrit ja selle suurus on võrreldav Austraalia territooriumiga. Raportis Siberi magmaatilise pluumi läbimurde ohust ja selle probleemi lahendamise viisidest esitati selle aktiveerimisele viitavad ümberlükkamatud faktid, mida saab hõlpsasti kontrollida isegi avatud allikates. Ja 5 magnituudine maavärin Siberi Arktikas, otse pluumi välja arvutatud asukoha piirkonnas, on selle hüpoteesi järjekordne tõsine kinnitus. Oht seisneb selles, et Siberi pluumi võimalik läbimurre on võrreldamatult võimsam kui Yellowstone'i kaldeera plahvatus ja siis ootab inimkonda ees vältimatu katastroof, mille tagajärgi on võimatu parandada. Kuid isegi sellise ohuga silmitsi seistes on inimkonnal võimalus halvimaid arenguid ära hoida. Allatra teadlased on välja pakkunud konkreetse lahenduse, Siberi pluumi kontrollitud degaseerimine. Planeeritud degaseerimise läbiviimine jääb ainsaks võimaluseks päästa kogu inimkonda, mis on võrreldamatult tulusam ja mõistlikum kui tegevusetus. Jah, see protsess on seostatud riskidega, kuid hoolikas ettevalmistus ja teadlaskonna konsolideerimine viib need miinimumi. Olukorra muutmiseks on jäänud väga vähe aega.